No tervist! Täna oleme tulnud huvitavasse kohta. See koha nimi on Ingatsi õpperada. Ainuke asi, mis oli selle asja kohta kirjas. Täna on siis selline tore päev. Vaadake, proua on ka siin kohal. Tähtis proua. Tervist! Taske välja, ma panin jälle need papud talle jalga, mis talle üldse raudselt ei meeldi. Täna on ikka jõhkralt külm ilm. No tegelikult ei ole jõhkralt, ta võiks olla veel külmem. Praegu on vist mingi, mis ta oli, -10 või? -10 kraadi, jah. Aga jah, mis ma oskan öelda. Loodan, et jääte rahule. Raudselt mingi vana jälle vaatab, mingi hull on tulnud oma kaameraga filmima. No. Mingi looduspark jälle. No. Olgu, nautige. Noora on nagu täiesti põrguliseks muutunud lammis. Ainult põrutab ringi. Nüüd ma leidsin nagu vähe parema süsteemi ka, et ma panin väikse statiivi endale kaamera alla. Vähe kergem käes nagu hoida seda kogu nagu kupatust. Aga kõige nagu halvem ongi see, et mul ei ole mikrofoni. Et ma olen nii kaua vaatan nagu mikrofoni, et millist nagu võtta. Aga ma olen nagu täpselt selline inimene, kes ei suuda ära otsustada. Ma vaatan ühte, vaatan igast mingisuguseid review'sid asju. Kõik räägivad, et jumal okei, mikrofon värki-särki. Ja lõpuks on ikkagi see, et ei sobi. Ootan mingit uut. See on surnud ring lihtsalt. Peaks vist ikka mingisuguse ära ostma, sest heli on nagu nii halb muidu. Ma nagu ajan alati perfektset asja taga. Õnn ja õnnetus ühes käes põhimõtteliselt. Miks ma nagu videot pole ka ammu teinud, on see, et kui on halb ilm, ma ei tee, lihtsalt ei tee. Mul on mingid niisugused kompromissid niisuguste asjadega, et kõik võib olema perfektne, ilm, asjad, mõte on ka paigas, siis on nagu hea teha. Sellepärast ma päris niimoodi iga päev ei teegi. Noora, kus sa oled? Siid jälle metsa tulnud oma papudega, Mahepapu. Siin rajal ma olen nagu varem paar korda käinud, aga ma ei mäleta nagu väga midagi sellest rajast. Selline huvitav rada on. Kogu point on selles, miks ma neid videosid üldse teen. Eelmine kord, eelmises videos ma panin nagu hullud kandid maha, ma ei rääkinud nii paljudest asjadest, millest ma tahtsin üldse rääkida. Põhiline asi, miks ma nagu neid videosid üldse tegema hakkasin. Esiteks on see, et praegusel hetkel on nagu niisugust videoteed asju vähem. Et see on nagu üks põhjus, et mul nii-öelda roost ei läheks. Teine asi on see, et mulle ei meeldi enda hääl ega enda nägu. Mulle ei meeldi olla kaamera nagu ees, ma olen pigem kaamera taga alati. Mul tekib niisugune rõve ärevus, siis tahaks nagu sellest asjast lahti saada. Aga võiks ikka hea video saada. Väga planeerisid seda ette. Vaatasin ilma täna on niisugune mõnus, -10 kraadi. Kuigi tegelikult võiks olla veits külmem veel. Oleks nagu need puud asjad oleks ka veel rohkem nagu jääs. Alguses, kui ma neid esimest videot nagu kokku panin, oi, kuidas ma naersin. See oli nagu nii lõbus kokku panna lihtsalt. Ikka endast videot nagu sa ei pane iga päev kokku. Tavaliselt teed ikkagi klientidele igast töid ja asju, aga see oli nagu äge kogemus. Täiega tublid on need ikkagi, kes suudavad igapäevaselt sellist asja teha. Et jah, mis ma siin vahepeal veel tegin? Vahepeal ma käisin Tallinnas, rääkisin ka eelmises videos, et tahtsin ühte objektiivi proovida. Lõpuks rentisingi selle objektiivi. Tuli välja, et see ei sobigi mulle. Esiteks, ta ei mahtunud mul gimbali peale ära. See oli nagu kõige suurem miinus. Teiseks oli see, et see zoom objektiivid mulle lihtsalt ei sobi. Ma mõtlesin lihtsalt, et ta on pulmas lihtsam. Muidu ma nagu vahetan kogu aeg objektiive. Et nüüd ma lähen lihtsalt seda teed, et ma hakkan lihtsalt teist kaamerat ka kasutama, kus on teine objektiiv küljes. Oi, mu käsi väsib ära. Nagu ikka, käsi väsib, aga jalg tatsub. Küll. Paneme edasi, ma panen mingi väikse lõiguga see vahele siis. Bye! Eelmine kord tahtsin tegelikult panna vlogi sisse ka need pildid, mis ma tegin. Ma viskan nad praegu võib-olla siia vahele kuskile. Et näete, et täna võib-olla ma ei pildista nii palju, et ma pigem rohkem filmiks. Varsti viskan drooniga lendu. Vaatame, mis me drooniga saame siit rabast kätte. Drooni kokku panemine ei ole mingi 2 minutit. Tegelikult läheb suht vähku, aga üldiselt ikkagi asjad võtavad aega lihtsalt.
praegu nagu on hea teha, et ei ole nagu selles suhtes kuskil kirg. Nägu külmab pähe ära lihtsalt. Pilt on ka kõver raudselt. No mis on, sa tahad minna torniga? Tuule siia. Hea küll. Paneme jälitama ja siis vaatame, mis edasi saab. Anja, bye! Norm, see reaalselt jälitab onne, ise filmin maast. Lõbus peab olema. Mõni mõtleb, et ma olen ikka imelik vana lammis jookseb metsas ringi. Aga ei ole midagi. Bye! Tänane matk lõpeb vist veits varem, sest tõesti koeral on nii külm. Aga no selles suhtes jumala ägedad mingid droonikaadreid asju saime. Aga siin on ilus küll, vaadake. Vaba! Jõulud on ju. Tegelikult mul oli räige palju jututeemasid. Ma kirjutasin isegi üles need kõik. Mul meelest ära ei lähe. Tahtsin rääkida veel oma sellest kaamera kinnitusest, mis ma nüüd alles hiljuti ostsin. See on nagu päris äge asi. Ta käib vaadake siia külge, et sa saaks panna nagu plõksti, lükkad kaamera sisse sinna ja räigelt nagu mugav on just niimoodi matkamiseks ja asjadeks. Ta on küll päris hea hinnaga, aga noh, selles suhtes nad annavad nagu mina sain aru, nad annavad eluaegse garantii sellele. See on nii tugevast materjalist ka, et vaevalt, et see puruks nagu lambast läheb. Kui sa oled nagu matka ja värk, et ma soovitan küll, kui sa veel kaameraga pildistad või filmid näiteks, et investeeri sellisesse asja. Mis ta oli vist mingi 60 €. Tahaks räigelt tegelikult drooniga lennata. See oli nii ilus. Paneme lõppu ja tõmbame mingi uue vlogi käima varsti. Olge mõnusad ja häid pühi.